tere, minu nimi on Eerik ja täna õpetan ma teile logaritmi. Arvu v logaritmiks alusel u nimetatakse astendajat k, millega alust u astendades saadakse arv v. Näiteks, kui logaritm v-st alusel u võrdub k, siis u astmes k võrdub v. 10 logaritmi puhul alust välja ei kirjutata. Kui logaritmil alust kirjutatud pole, siis on selge, et aluseks on arv 10. Näiteks logaritm arvust b võrdub a, siis logaritmi aluseks on 10. Leiame k tehtest logaritm 27 alusel 3 võrdub k. Et leida k, paneme aluse 3 astmesse k ja see võrdub 27. Küsime endalt, mis astmesse peame võtma 3, et saada vastuseks 27. Võttes arvu 3 astmesse 3, saamegi vastuseks 27. Siit tuleneb, et k võrdub 3. Leiame arvu u tehtest logaritm 64 alusel u võrdub 2. Viies tehte eksponentkujule saame, et alus u astmes 2 võrdub 64. Küsime, et millist arvu ruutu võttes saame vastuseks 64. Võttes arvu 8 ruutu, saame vastuseks 64. U võrdub 8. Nüüd leiame logaritmitava arvu. H tehtest logaritm h-st alusel 4 võrdub 3. Viime tehte eksponentkujule. 4 kuubis võrdub h. Kui võtame arvu 4 kuupi, siis saame vastuseks arvu 64. Logaritmitav h võrdub 64. Naturaallogaritmi puhul on logaritmi aluseks arv v ja seda välja ei kirjutata. Kirjapildis näeb naturaallogaritm arvust b välja niimoodi. Näiteks naturaallogaritm arvust e võrdub 1 või naturaallogaritm e ruudust võrdub 2. Et leida korrutise logaritm, tuleb leida tegurite logaritmide summa. Kui meil on logaritm hx-ist alusel u, siis peame mõlemast tegurist võtma eraldi logaritmi ja need logaritmid liitma. Logaritm h-st alusel u pluss logaritm x-ist alusel u võrdubki logaritm hx-ist alusel u. Nii lihtne ongi leida korrutise logaritmi. Jagatise logaritmi leidmine on sarnane korrutise logaritmi leidmisega. Ainuke vahe on selles, et liitmise asemel tuleb logaritmid lahutada. Et leida logaritm h jagatud x-iga alusel u, peame leidma mõlema arvu logaritmide vahe. Logaritm h jagatud x-iga alusel u võrdub logaritm h alusel u miinus logaritm x alusel u. Astme logaritmi leidmiseks korrutame astendaja ja astmealuse logaritmi. Logaritm h-st astmes a alusel u võrdub a korda logaritm h-st alusel u. Näiteks logaritm 9 ruudust alusel 3 võrdub 4. Kasutades mõistet saame, et 2 ehk siis 9 astendaja korda logaritm 9 alusel 3 võrdub 2 korda 2.
võrdub 4. Mõiste on tõene. Logaritm võrdub 1-ga ainult juhul, kui logaritmi alus ja logaritmitav on võrdsed. Logaritm arvust b alusel u võrdub 1. 5 eksponentkujule saame, et u astmes 1 võrdub b. U ja b on võrdsed. Logaritm võrdub 0-ga ainult siis, kui logaritmitav on arv 1. 5 tehte logaritm v-st alusel u võrdub 0 eksponentkujule saame, et u astmes 0 võrdub v. Pannes ükskõik millise arvu astmesse 0 saame vastuseks alati 1. V võrdub 1. Ja siin on tehteid oma teadmiste kinnistamiseks. Ja tänan kõiki kuulamast.